Ma isiklikult olen võidelnud alati sellise isegi sõnastuse vastu, et number 1 on inimene, et inimene on kõige tähtsam. Ma põlgan tõepoolest sellist vaadet, inimene ei ole looduse kuningas, see võiks jääda nõukogude aega see suhtumine, et looduselt võib võtta ja elus olenditega võib teha mida iganes. Ma arvan, et see on üks väga hea ja vajalik eelnõu. Ta on suuresti eetika küsimus. Kas loomade puuris kasvatamist selle eesmärgiga, et nendelt lõpuks naha nülgimisega kellegi edavust rahuldada, kas see on asi, mida me Eestis peaks arendama või mitte? Üks selline ratsionaalsete majandusinimeste argument on alati olnud see, et nende arvates on okei neid farme pidada, kui on tagatud nendele loomadele ette kirjutatud tingimused seal puuris. Küsimus nüüd küll pisut retoorilist laadi võib-olla, aga kuidas ikkagi üldse on võimalik metsloomadele puuris tagada normaalseid tingimusi? Ma arvan, et 21. sajandi eetika ja väärtusruumi ei sobi see, et loomi pidada ja tappa selle nimel, et vaid nülgida nahk. See, mida me teeme loomadele, teeme me ka ise endale. Holland on sunnitud keelustama karusloomafarmid 1. jaanuaril 2024. Mida Eesti võiks sellest sõnumist välja lugeda? Looma ja direktor Tiit Marand ja teine loomulikult Aleksei Turovski. Nende meeste teadmised, kui me räägime loomapidamisest, puuridest ja eetikast, on võimatu kahtluse alla seada. Et ma arvan, et need inimesi, kes ühel hetkel mõistavad, et loomade tapmine ja sellistes tingimus pidamine vaid selle nimel, et olla ise ilus ja sellega edistada, ei ole mõistlik tegevus. See minevikku jääv tööstusharu peaks oma lõppu leidma ka Eestis. Me ei peaks olema selle rongi viimane vagun, mis siin kõikides Euroopa riikides on juba läinud. Me tahame olla progressiivne, moodne maa. Ma ise olen ka seda meelt, et Eesti majanduse edu peaks tuginema igal juhul tehnoloogiale, tehnoloogia arengule, robotitele, heale haridusele, aga mitte loomade kasvatamisele, nende nülgimise ja naha võtmise eesmärgil. Karusloomakasvatuse keelustamine ei tooks kaasa arvestatavat majanduslikku kahju, tegu on hääbuva ja ebaeetilise tööstusega. Iga ühiskonna üheks mõõdupuuks on ka suhtumine loomadesse. Langetame siis sellise otsuse, mida toetab pea 70% Eesti elanikest. Täna pole karusloomade teema siiski ühe partei teema. 14 saadikut STE-st, Keskerakonnast ja Reformierakonnast on karusloomakasvatuse lõpetamise eelnõu esitanud väärtuspõhiselt eetilistel kaalutlustel parteikuuluvusele vaatamata. Karusloomakasvandus on ka loomade nappide elutingimuste juures maailmas üha ebastabiilsemaks muutuv majandusharu, eriti arenenud maailma osas. Maailm liigub eetilisema ettevõtluse suunas, moemaailm liigub üha vähesema karusnaha kasutamise suunas. On aeg väärtuspõhiselt mõelda ja lõpetada see marginaalne halva mainega tegevusala karusloomakasvatus Eestis.